Mina võtan, tere veel kord, mina võtan lühikeselt kokku selle, mis on toimunud aastal 2010 ja natukene ka aastast 2011. Siin on kindlasti palju selliseid asju, mida me kõik juba teame, aga nii nagu öeldakse, et kordus on ja nii edasi. Mis puudutas teravilja, siis 2010 võrreldes 2009-ga kasvupind langes, üldsaak langes, saagikus langes, ehk siis kõik muud asjad peale hinda langesid, aga hinnaga ongi siis juba teine teema. Kasvupinna osas siis rapsi suhtes pind kasvas ligi 20%, küll aga 2010 väikse saagikuse tõttu üldmaht ei kasvanud, pigem pisut langes. Aastal 2010 siis teraviljasaak kokku oli 670 000 tonni, mis on Eesti kohta, ütleksin, et väike. Ja see on 23% vähem kui aastal 2009. Ja tänapäeval siis olukord on juba see, et vilja kokkuostuhind läheneb 4000 kroonile, see on siis vanas valuutas, mida iganes see siis on tänapäeva eurodes. Ja külvipind vähenes ligi üle 3% ja üldsaak vähenes üle 20%. Rapsi ja rüpsi saak oli 5% väiksem kui aastal 2009. Ja taliviljade hävimise risk on suur hetkel. Ja siis selline fakt ka, et mahetootjate arvult elanike kohta on Eesti Euroopa Liidus teisel kohal. See on tegelikult päris huvitav. Suur põud Venemaal lisaks sellele, et ta vähendas viljasaaki, vähendas ka kartulisaaki. Ja Venemaa on nüüd ka siis kartuli importija. Kartulisaak on Eestis aastal 2010 kasvanud 10%. Ja siin on siis Farmplandi teravilja ja rapsi kokkuostud aastal 2010. Ja see, mida sellest võib selgelt tähele panna, on just see, et mis on see vahe, kui palju oli lepinguid ja kui palju tegelikult vilja saime. Ehk siis vahe on 27 000 tonni, üle 27 000 tonni. Jäi siis teravilja ja rapsi saamata. Ehk lepingute täituvus oli ainult 70%. Ja siis lühikeselt ka aastast 2011, ehk siis käesoleva aasta kohta. On teada ja näha, et taliviljadega on probleeme. Muidugi me päris fakte veel ei tea, aga ilmselt on päris selge, et kevadel toimub ümberkülv. Hinnad, nii nagu nendest palju on räägitud, on väga ettearvamatud. Kõikumisi on kindlasti veel ka edaspidi. Teravilja kokkuost ilmselt muutub pigem ja on juba sinna poole läinud aastaringseks. Mitte enam niimoodi, et lepinguid ja ostusid tehakse suvel või sügisel. Meie plaan sellel aastal on osta teravilja kokku
circa 100 000 tonni. Suur osa sellest läheb sööda tootmiseks ja siis nii-öelda ülejäänud, mis tuleb siis sellest, selle me müüme edasi ja umbes 11 000 tonni rapsi on meie eesmärk sellel aastal. Natukene seemnete turust ka. Siin on see, mida Farmplant, mida 2010 on müüdud kokku. Suviteravili, taliteravili ja ülejäänud. Ülejäänud kõik peale teravilja on suhteliselt väiksed. Väetiste turg, nendel andmetel, mida meie oleme kätte saanud, on see sellel perioodil, ehk siis 1. juulist kuni 30. juuni, on väetiseid müüdud Eestis kokku 116 000 tonni, mis on veelgi vähem kui aasta tagasi. Väetised ja taimekaitsevahendid aastal 2011. 2010 meie turuosa tõusis väetiste osas ja plaanis on seda suunda ka edasi minna aastal 2011. Ja eesmärk on meil see, et väetiste müügimaht sellel aastal ületab eelmise aasta oma. Circa 80% kevadväetistest me müüme maksetähtaega sügis 2011 vilja- ja rapsilepingute vastu. Taimekaitsevahendite müügikäive kasvab samamoodi aastal 2011. Usume, et see saab olema circa 10%. Ja seal on samamoodi isegi rohkem veel, et 95% taimekaitsevahenditest me müüme maksetähtaega sügis 2011 vilja- ja rapsilepingute vastu. Loomakasvatusest. Varasema 2009 aastaga võrreldes suurenes sigade arv circa 2%. Lihatoodang vähenes sama palju, ehk siis 2%. Venemaale on eksporditud ligi 110 000 siga, mis on 1/5 Eesti sigadest. Samal ajal tuuakse Eestisse sisse odavalt sealiha ja umbes 500 miljoni krooni väärtuses. Ja lisaks sigadele Eesti eksportis ka vasikaid, mullikaid ja teisi tappaloomi. Piimatoodangust natuke. Veiste arv oluliselt ei muutunud aastal 2010. Samamoodi piimatoodang oluliselt ei muutunud. Keskmine piimatoodang oli 139 kilo rohkem kui aastal 2009. Piimatonni eest maksti 277 eurot aastal 2010 ja aastal 2009 210 eurot, ehk seal toimus selge tõus. Ja piima kilo kokkuostuhind on tõusnud juba siis lähele 5 krooni üle 25%, mis on selgelt loomulikult positiivne nähtus. Ja viimase 7-8 aasta jooksul on üle maailma
üles pandud circa 7000 lüpsirobotit ja Eestis neid roboteid on 62, võib-olla juba täna rohkem, aga sellel ajal 62. Ja siin on lihtsalt graafik, mis näitab siis piimatoodangut lehma kohta. See on selge efektiivsuse näitaja Eestis. Tänapäeval siis 7000 kilo kandis lehma kohta aastas. Söödatootjate turg 2011. Prognoos selle kohta, et mismoodi hinnad tõusevad, kui söödad tehakse, see on loomulikult väga keskmine hinnang, aga üleüldse, et kui sööta tehakse nisubaasil, siis tõus on circa 17%, kui tehakse sööta otrabaasil, on see hinnatõus circa 11% võrreldes aasta 2010 lõpuga. Ja nii nagu juba siin räägiti, ei ole Eesti turule eriti teravilja saada. Farmplandi plaan aastaks 2011 on toota seasöötasid ligi 80 000 tonni ja veistesööta 18 000 tonni ja teisi söötasid umbes 2500 tonni ja natukene müüme ja toodame ja müüme ka söödamineraale üle 500 tonni. Söötade osas eesmärk on hoida oma turuliidri positsiooni. Konkurents on olemas, aga üritame ja saame ka kindlasti hakkama. Nii, see oli minu poolt lühike statistika. Aitäh!